ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Mina olin niimoodi, et siin naabripoisid kahekeste ja siis mina olin vennaga ja siin metsatalus oli kaks, nii et olime kuuekeste, aga talveks me igaüks ehitasime omale erapunkri. Ühes ei olnud, seepärast, et kui ühe punkriga midagi juhtub, siis saab teisega punkri üle kolida. Selle mõttes ehitasime. Need naabripoisid ehitasid sinnapoole metsapunkri. Meie ehitasime siia ja siis metsas oli seal naabripoisid, nemad ehitasid sinna kraavi järda, kus see vesi jooksis kogu aeg. Niimoodi siis laveerisime vahel nende punkrite vahel, kui oli säärane tusune ilm, et jäljed kinni matris, siis käisime üks punkri vahel juttu ajamas ja seda ilmaelu ja asja arutamas. Metsas oli seal, talus oli see saun, seal käisime siis nii umbes 10 päeva järel, kui väga nii vaikne oli, et julgeoleku meie sees ei olnud, käisime siis seal saunas. Hästi on meeles need saunas käigud, kütsime sauna hästi tuliseks ja siis saunast välja lumehange pöördasime lumehanges noored tugevad mehed ja üleni see ihu oli punane nagu vähil, nii meeles kõik need pildid seal, jooksime lumehanges seal ja need olid meie lõbud siis selles elus. Aga noh, närvid sõi ära läbi, nii et see aasta see viimaga välja tulime. 44, 45, 46 tulime metsast välja. 46, jah. Siis oli juba niisugune tunne, et enam ei talveks enam metsa jääda ei saa, niivõrd olid juba närvid rikkis. Püssipauk käis ja hakkasid käed varisema. Juba nii närvid olid niivõrd ära rikutud. Kogu aeg pinge kogu aeg sees. Kas neil julgeolekumeestel siin kohalik mingid käsilasi oli ka või kes nagu? Kuidas? Need julgeolekumeestel, kes siin ringi liiks, neil kohapealsed kedagi abilisi oli ka või? No, jaa, siin oli ikka, siin oli, noh, öeldakse täitekomitee abiesimees või. See elas siin ja siis oli siin teatud agendid olemas ja siis oligi niisugune asi, et siin oli Rainu talu ja seal oli väga palju oli metsavendasid, siis oli üle 10 metsavenna oli ja seal oli eestiaegseid ohvitserisi ka veel. Ja siis need võtsid ette ja üks talu oli see, kes julgeolekumeestega läbi käis ja töötas kivistiku talu oli. Ja need siis tegid üks päev haarangu ja lasksid selle maja põlema ja tapsivad need ära inimesed seal, need äraandjad, kes side pidasid julgeolekuga. Ja ise läksivad siis sinna Tutulina poole maantee äärde vasta. Sinna tee teeb käänaku niimoodi, et kui auto tuleb, siis saab lassa. Ja helistasid Oonarve sidest, et bandiidid põletavad majasi. Tudulinas oli üks väeosa oli kapten Osila juhatusel. Ja need siis tulid autoga sealt ja seal täitekomitee mees oli ka pealaba naisega ja partner Orav ja kes seal olid. Ja siis meie mehed, need metsamehed olid seal käänaku peal kuulipildutega vastas ja tegid selle auto sodiks sinna. Sealt eluga pääses ainult 1-2, mis sealt pääses, mis maanteekraavi sinna veeretasid ennast, aga meie meestest sai ka 2 tükki surma. Meie osa ei võtnud sellest lahingust.
üldse minu säärane põhimõte oli hoida igal võimalusel ennast säärastest relvastatud kokkupõrgetest, hoida elu ühesõnaga. Seepärast, et peale sõda tuleb ikka elada ja ega ennast ju nii lolli peaga lasta ära tappa, seal ei ole mingit mõtet. Ikka minu säärane kogu aeg joon oli, püüdsin ikka tagasi hoida mehi, et mitte säärasi rumalusi teha. Seal torkida ilma asjata neid punaseid, et ikka rohkem rahulikumalt seda asja ajada. Ja noh, kõigil oli ikka see lootus, et ega see asi nii ei jää. Ega meie teadnud, et see asi nii pikale venib, millal see meie vabadus tuleb. Ja lõpuks tuligi metsast ikka välja tulla, ei olnudki midagi teha. Paar-kolm aastat enne küüditamist võeti meid kõiki kinni ja viidi Rakvere vanglasse. Jälle kavala nõksuga meelitati. Oli see küüditamine tulemas 49. aastal. Ja Partorp tuli see jutule ja ütles, et sind kutsutakse Rakvere julgeolekusse, et tahetakse sulle uued paberid anda. Et ma toon ise ka ühes ja läheme hommiku bussi käinud siit, läksime Tudu raudteejaama rongiga. Läksime sinna Rakvere julgeolekusse, kutsuti seda julgeoleku valge maja seal Paerkonallesse seal Turuplatsi ääres. Läksime sinna ja Parkor viis mind sinna majasse sisse ja ütles, oota natuke, käis ära ja siis tuli tagasi ja viis mind siis ülekuulamise juurde. Ja ülekuulamise juures ülekuule käskis mind istuda ja Partor käis sinna püsti ja ütles, et noh, minule saan nüüd täidetud, ma olen ära. Siis käe kõrva äärtaks minema, siis ma sain aru, et nüüd on midagi viltu. Et ei ole siin mingisugused ja oligi kohe küsimus, et kuidas elad ja mis teha, kuidas, et mida oled Nõukogude võimu jaoks ära teinud ja nii hakkas ääri-väärinud ja mina ütlesin, et elame rahulikult ja töötame ilusti, nii nagu ette on nähtud. Ja nojah, et nüüd elate ilusti ja mida te metsas ära tegite, et palju te inimesi tapsite ja palju röövisite ja et meie olime rahumeelne, rahumeelsed metsavennad, et meie põhimõte ei olnud tappa ega hävitada. Et mis te seal siis ootasite, mis me ootasime, et elu läheb paremaks ja sõda saab mööda ja muutub see olukord inimlikumaks ja nojah, väga hea, et niimoodi, aga et kuidas te siis seda röövretke, üks röövretk oli seal või varastati ära. Ja seal üks mees tunnistas meie peale, et meie olime ka seal varguse osavõtjad, selle võivõrguses. Et kuidas selle võid varastasid, vaatasid, et me ei olnud osavõtjad, et ma taipasin kohe, et see mees kaebas meie peale, et see on vale kaebus, no mis te räägite, et see on meil kindlaks tehtud, et te olite. Ja niimoodi, et hakkas peale ajama, et ikka võtsid osa ja mõtlesid, et ei võtnud ja kirjutage alla siia, et me laseme teid lahti, et minge välja ja meelitage teised metsavennad ka metsast välja ja me teid ei puudu ja mina ütlesin, et mina ei seda teha ei saa, mina kui välja lähen, mind lastakse maha, kui ära anda, et teisi ma välja meelitada ei saa. Nojah, kui te ei saa, et eks me vaatame järele, kui lihtsalt laeva pealt telefoni helistas ja valvur tuli ja ütles, et viida sinna kongi ja siis oli selge, et 2 päeva peeti seal kongis ja siis kutsuti välja, et noh, hakkab nüüd uuesti rääkima, et kuidas te metsas elasite, mis te röövisite ja kus te süüa saite ja hakkas see trall peale. Kestis vanglavärk kestis üle aasta, veidi patareisse ja midagi süüdi ei saanud otseselt. Kohus oli ka vahepeal, aga see läks tühja. Ei, otseselt midagi, meil mingisugust sellest tapmist mõrva midagi ei olnud, vargust midagi olnud. Ja lõpuks siis kutsuti, või troika oli
kes mõistis kohut. Troika paberid tulid Moskvast 10 aastat, Nõukogude vastane element seal 1A58 ja 1A58, üks täisparagrahvid ja 10 aastat sunnitööd või paranduslikku tööd. Vot niimoodi see elamise metsapäevaga elu käis. 10 aastat ma ei olnud, ma tegin tööga sealt varem hakati arvestama, kui peale Stalini surma hakati arvestama vangidel töö tulemuste järel aega, kes täidab normi, kahekordselt saab niivõrd oma aega lühendada. Niimoodi sedasi edutati vangide töö tulemusi, muidu tavaliselt vang viilis igat moodi, ta ei teinud õieti mitte midagi seal, oma normi täitis vaevalt ära, aga siis niimoodi tehti säärased arvestusi, et ühe päevaga on võimalik sul töötada ja sellega aega saad kiiremini lõpetada ja minul saigi niimoodi, et ma sain 2 aastat sain varem tulema töö tulemustega. Muidu 10 aastat ma ei istunud. Sain varem sealt tulema. Aga see vasekaevanduse elu seal on paergu üks mees kirjutab, minu üks sõber kirjutab paergu selles lehes sellesse, mis ta on see? Üks kord nädalas käib see. Sirp või? Kuidas? Sirp või? Ei, mitte sirp, see on talurahva jaoks mõeldud. Maaleht. Kuidas? Maaleht, jah. Vaat Maalehes kirjutab, üks mu sõber kirjutab paergu järjejutus. Täpselt sama laagris, kus mina olin ja siin on. Ma olen tema välja lõiganud, mul on need lõiketud siin. Ma seisan keset sõjaplatsi, justki puuvitsapõõsa all.